Peppa Pig ei tohiks teada, et me eksisteerime, kuid aastate jooksul on saade seda reeglit rikkunud rohkem kordi, kui arvata oskaksid. Tegelased vaatavad otse kaamerasse. Jutustaja olemasolu tunnistatakse lausa valjusti. Täna vaatame üle parimad neljanda seina murdmised Peppa Pigis. Alustame kõige pöörasema neljanda seina murdmisega kogu sarjas. Mängusaali episoodis pärast terve osa jooksul iga mängu võitmist ja tohutu hunniku žetoonide kogumist lähevad Peppa ja tema pere auhinnaletile, oodates midagi imelist. Preili jänes annab üle peaauhinna, pliiatsi. Mitte karikat, mitte hiiglaslikku pehmet mänguasja. Üks tavaline pliiats pärast tervet pärastlõunat pingutamist. Jutustaja püüab seda positiivselt näidata, kinnitades, et Peppa tõesti armastab oma täiesti uut pliiatsit. Aga kohe pärast selle kättesaamist vaatab Peppa otse kaamerasse pilguga, mis ütleb kõik, mida sõnad ei suuda. Ta ei pea midagi ütlema. Ainult see pilk ütleb kogu publikule, et mänguautomaatide auhinnasüsteemid on pettus. Ja me just vaatasime, kuidas 4-aastane laps selle õppetunni otse kaamera ees päriselus selgeks sai. Aga kogu saate kõige pöörasem neljanda seina murdmine toimub episoodis kinokülastus. Perekond on end kinosaalis sisse seadnud ja jutustaja hakkab nagu alati jutustama. Ainult et seekord, enne kui ta jõuab oma lause lõpetada, pöörab kogu kinosaal ümber ja vaigistab teda. Täna. Iga tegelane. Korraga lõpetab jutustaja tegelikult rääkimise. Üheks hetkeks tunnistab kogu tegelaskond ühiselt, et jutustaja eksisteerib, et ta on nendega samas ruumis ja et nad on tüdinenud sellest, et ta filmi ajal räägib. See pole mingi peen vihje, see on neljanda seina lammutamine rahva hulga poolt. Nüüd lähme tagasi Peppa Pigi esimese osa juurde. Mudalombid. Sissejuhatuse ajal vaatab Peppa otse meie poole ja hiljem hüppab ta mudalompi ning teatab. Mulle meeldivad mudalombid, vaadates otse kaamerasse. Mulle meeldivad mudaloigud. Juba algusest peale kohtles saade meid nii, nagu oleksime temaga samas ruumis. Mitte nagu nähtamatu publik, kes vaatab kusagilt kaugelt. Ka paberimängudes on sellest vaiksem versioon. Kui proua Gazelle kiidab Molly Mowgli paberist puud, on see tema arvates parim asi, mida ta kunagi näinud on. Edmund Elevant pole selgelt veendunud. Ta vaatab otse kaamerasse, justkui kontrollides, kas me kuulsime seda samamoodi nagu tema. Tõesti, tubli Molly. Ja hiljem, kui Madame Gazelle ütleb muuseas. Jah, animatsiooni tegemiseks on vaja kannatlikkust. See kõlab vähem nagu lause lastele ja rohkem nagu saade seletaks end vaikselt otse meile. Episoodis Kuldsaapad läheb Peppa veelgi kaugemale. Ta ütleb episoodi pealkirja valjusti välja, justkui tutvustaks ta ise oma saadet. Kuldne roosa õiem. Noh, tehniliselt ongi see tema enda saade. Hiljem episoodis pöördub Wendy Wolf kaamera poole ja ütleb See on täpselt nagu Tuhka Triinu. Rääkides otse publikule, mitte teistele tegelastele. Ja lõpuks muutub mudalompides pladistamine nii metsikuks, et muda pritsib isegi üle ekraani. Kaos jõudis otse läbi televiisori. Sama trikk ilmub uuesti osas Mudafestival. Pärast mitmepäevast vihma on maa muutunud hiiglaslikuks mudalombiks ja kui issi põrsas sisse hüppab, katab pritsmed kogu ekraani. Saade ei räägi enam lihtsalt meiega, vaid käsitleb ekraani kui osa maailmast. Asjad lähevad tõeliselt veidraks episoodis Telemaailm. Susi Lammas lülitab oma televiisori sisse ja ekraanil jookseb saade, kus Peppa tutvustab end täpselt samamoodi nagu iga päris osa alguses. See tähendab, et Peppa enda maailmas on olemas telesaade nimega Peppa Pig, mis teeb täpselt sama sissejuhatuse, mida näeme päris sarjas. Saade lõi sisuliselt iseendast peegelpildi enda sisse. Midagi sarnast juhtub ka osas Issi filmikaamera. Issi põrsas filmib pere kaameraga ja viimases stseenis läheb Peppa järsku saatejuhi rolli ning tutvustab uuesti George'i, emme põrsast ja iseennast peaaegu sõna-sõnalt nagu päris saate alguses. See on minu armas väike vend George. Hetkeks ei ole Peppa lihtsalt tegelane Peppa Pigis, vaid ta on Peppa Pigi saatejuht Peppa Pigi sees. Superkangelaste peol tegeleb Preili jänes peokaosega, kui ta vaatab kaamera poole ja ütleb. Kui ükski aken pole lahti, nagu ta hoiataks meid otse. Ka jutustaja tõmmatakse sellesse kaasa. Episoodis Lompid rannas ütleb jutustaja pärast seda, kui Peppa kurdab, et liiva pole. Peppa ja George armastavad liivalosse ehitada. Ja mõlemad lapsed vaatavad kohe kaamera poole, just kui oleksid nad kuulnud kedagi nende kohal rääkimas ja tahaksid kontrollida, kas meie kuulsime seda ka. Mets Lillemetsas ütleb jutustaja juhusliku fakti. Ladina keel on väga vana keel.
ja Edmund Elevant noogutab kaasa, just kui ta reageeriks jutustajale otse, mis tähendab, et jutustaja ei ole lihtsalt taustahääl. Ta on selles maailmas piisavalt kohal, et tegelased saavad talle tegelikult reageerida. Issi põrsas saab oma hetke lõbusal jooksul. Pärast seda, kui ta on enne jooksu liiga palju spagette söönud, vaatab ta otse kaamerasse ja tunnistab: ma arvan, et ma poleks pidanud nii palju spagette sööma. see on sisuliselt otsene vabandus publikule. Ja suures teadaandes, pärast seda, kui emme põrsas avaldab, et ta on rase, hakkab Peppa esitama ohtlikke järelküsimusi selle kohta, kuidas beebi sinna sai. Issi põrsas vaatab otse ekraani poole, täiesti abitult, vaikides paludes publikult abi, et teda sellest vestlusest päästetaks. Tähestiku õppimise erisaade on täis selliseid hetki. F-tähe osa ajal laulab Peppa: ma olen väike konnake. Samal ajal otse kaamerasse vaadates, just kui ta esineks ainult meile. Kui nad jõuavad täheni M, hüppab kogu pere mudastes loikudes, vaadates samal ajal kaamerasse, just kui kontrolliksid nad, kas me kiidame nende eluvalikud heaks. See sama konnalaul tuleb jälle ette episoodis Konnad, ussid ja liblikad. Ja epodusi lõpuks lõpetab Peppa sõpradega rääkimise täielikult ning ütleb otse vaatajatele, milline neist talle kõige rohkem meeldib. Aga mulle meeldivad konnad kõige rohkem. Pehmes mängutoas vaatab Issi põrsas enne mängualale sisenemist kaamerasse ja ütleb: ma lähen sinna sisse ja jään kinni. Ta ennustab oma tulevikku meile valjult ette ja siis juhtubki täpselt nii, nagu ta ütles. Issi põrsa sünnipäeval, pärast seda, kui kogu pere hüppab porilompi tema sünnipäeva üllatusena, pöördub Issi põrsas lõpus kaamera poole ja ütleb: see on mu parim sünnipäev üldse. Ta ei räägi Peppa ega emme põrsaga, ta räägib meiega, just kui tal oleks vaja, et just meie teaksime, kui õnnelik ta on. Edmund Elevant saab oma hetke tuulegeneraatorite juures. Pärast seda, kui ta täpselt selgitab, kuidas tuulegeneraator elektrit toodab, nimetab jutustaja teda parajaks tarkpeaks. Edmund Elevant on paras tarkpea. Ja täpselt õigel hetkel naeratab Edmund Elevant otse kaamerasse. Just kui oleks ta kogu oma geniaalse väikelapse elu oodanud, et keegi teda ametlikult tunnustaks. Isegi kujutlusvõime pole sellest kaitstud. Ajakapsli episoodis kujutab Peppa ette tulevikku, kus tema ja ta sõbrad elavad kuu peal. Danny koer kujutab ette, kuidas ta lendab kosmoseraketiga ja samal ajal pöördub ta ning ütleb otse kaamerasse: ja mina lendan kosmoseraketiga. Ta murdis 4. seina olles omaenda kujutluses, mis tõstatab küsimuse: kas Danny teab, et me eksisteerime isegi tema enda unistustes? George saab hambaarsti osas toreda hetke. Pärast seda, kui doktor Elevant annab talle kinnituse, et ta hambad on korras, ütleb jutustaja, et Jüri on väga uhke oma puhaste hammaste üle. George on väga uhke, et tal on puhtad hambad. Ja George pöördub kohe kaamera poole ning näitab oma hambaid, just kui oleks ta hambapasta reklaamis. Preili jänes saab kõige kaootilisema. Laulukonkursi ajal esitab ta täispika räpi kõigist töödest, mida ta kunagi teinud on, loetledes näiteks tuletõrjuja, sukelduja ja raamatukogu hoidja ning tuletab kõigile meelde, et ta sai kunagi kuningannalt medali. Ta lõpetab kogu etteaste sõna otseses mõttes sõnaga boom ja laseb mikrofoni käest. Aga tõeline 4. seina murdmine seisneb selles, kuhu ta kogu aeg vaatab. Mitte kohtunike poole, mitte kellegi teise poole stseenis, vaid meie poole. See on nagu ta oleks 8 hooaja jooksul, töötades justkui 50 erineval töökohal, oodanud, et keegi lõpuks küsiks temalt tema töökuse kohta. Ja nüüd, kui ta on nüüd laval, teeb ta kõik, et me seda kindlasti näeksime. Nii et selline see ongi. Peppa põrsas on vaikselt 4. seina murdnud juba esimesest episoodist alates ja pole seda kunagi tegelikult lõpetanud. Milline hetk üllatas sind kõige rohkem? Anna meile kommentaarides teada. Ja nagu alati, näeme teid järgmises videos.